Head televaatajad, te vaatate saadet Teler TV. Peale mõningaid ülesandeid meie disainikonkursil osalejatele selguvad, kes on need 10 finalisti, kes meie järgmistes saadetes omavahel võistlema hakkavad. Disaineri kandidaatide teiseks ülesandeks oli joonistada järgmise suvekollektsioon ja seda just sellisena, et see sobiks ka Bastioni 2010. aasta suvekollektsiooniks. Aega anti täpselt 1 tund ja juba eelvalitud kangatükkidega pidid nad oma joonised ka ära illustreerima. Ainika, kuidas see pingeline tund aega möödunud on? Väga kiire on olnud ausalt öeldes, et ma kartsin, ma ei jõua valmiski, et varsti saab aeg läbi. Mis sa siin siis nüüd paberile visandanud oled? Mul on siuke suur värvigamma, nii roosat, no siin on kõik värve. Mulle meeldib puhtad värvid, puhtad toonid ja siis geomeetria. Mulle meeldib vabal ajal hästi palju joonistada ja et võib-olla ka sellepärast. Võib-olla õnnestub äkki paremini. Kui sa siin laua taha istusid, kas oli selline hirm ka nagu sees, et nagu oleks koolis eksamil? Aeg jookseb ja? Ja seda küll jah, vaata aja küsimus ongi, et mulle meeldib nokid seda kauem. Et vähe aega siis on vastik. No kas looming on üldse selline asi, mida saab nüüd ajapiiridesse panna? Jah, minu arust, et saa vist tegelikult küll. Et see on piiramatu ajaga võiks olla. Mis on nagu need tugevused, mis sul siin laual peidus praegu on? Ma arvan, et just see ongi jah, et ta on nagu naiselik nagu Bastion on, et ta ei ole siuke väga nooruslik. Muidugi noored võivad ka kanda seda, aga ta on just siuke vahepealne. Et sa võid miksida, sa võid kodust võtta midagi ja sa võid võtta sealt Bastionist ja sa võid kokku panna neid. Mis sa arvad, kui suured on võimalused sinul täna võita? No loodame, et ikka natuke võimalust on. Mis see võit annab sulle või kuidas see muudaks sinu elu? No kindlasti lihtsalt endale, sa tõestad endale, et sa oskad midagi. No aga sa võid ju kodus ka täpselt samamoodi õmmelda ja kõik ütlevad, et kihvtida. Keegi ei tea seda, et ma tahan nagu, et teised ka sellest teada saaksid. Kuidas on suvekollektsiooni disainida? Väga meeldib selles mõttes, et see ongi nagu üks mu prioriteet, just nagu suvi ja kevad. Kuidas sa sattusid siia täna ja miks? See on mu põhimõtteliselt väga suur eluunistus, on nagu väga pikka aega, et saada üldse moedisaineriks ja mina sattusin siia teler.tv kaudu just, et juhuslikult nägin kuulutust, et Bastion korraldab sellise asja konkurssi ja olin väga huvitatud ja kohe tegin, mis oli nõutud. Ma olin nii õnnelik, kui mulle helistati, et ma olen edasi pääsenud, sest et ma ei ole nagu väga kaugele kuskil moemaailmas veel jõudnud. Ma hetkel õpin küll rõivedisaini, aga jah, see oli nagu minu arust super. Ja võimalus. See, et sa täna siin oled, on üks sinu elu suur sündmusi, võib nii öelda. On küll, jah. See on nagu samm edasi tuleviku poole, väga suur samm minu jaoks. No nii, arvad, et valisid õiged kangad oma jooniste jaoks? Mitte eriti. Tegelikult ma üldse arvastan, et tuleb mingi suvehoaeg ja siis selle jaoks nagu suveks siis peab nagu riided. Olisin lihtsalt need, mis mulle meeldisid. Kas see, et sina oled poiss ja nii palju tüdrukuid on, kas see on täna sinu trump või tegelikult mood ei küsi sugu? Ma ei tea, see on nagu veider natukene, et ma olen üksi nagu, tegelikult üks teine poiss on ka siin. Et meid on nii vähe, et mehed eriti ei tunne huvi selle vastu. Ja ometigi nagu maailmapildis on just mehed ju need, kes määravad, mis meil siin kõigil täna seljas on. Ja, just. Kuidas valmis jõudsid, kas ajast jäi puudu? Jäi. No, ma ei jõudnud tööstuslikku joonest teha. Kas sa oled tööstuslik joones, sinu sõnavaras on selline sõna ära, kus sa varem kokku sellega puutunud? Hariduselt moedisainer, et kevadel lõpetasin, et 11 olen õppinud. No kui kaua võtaks aega, et siis sa saaksid rahulikult kõik läbi mõelda, teha üks selline kavand, millega sa ise rahule jääksid? Tegelikult saab tunni aega hakkama, aga lihtsalt mul tuli närv sisse. Mul oli pea tühi, et üritasin midagi välja mõelda. Kas sa siin niimoodi ringi vaadates oma konkurentide spionaaži tegid, töid nägid, kuidas sa hindad enda? Ma ei jõudnud ja õnneks võib olla. No mis sa arvad, mis saab, kui sa täna võidad?
ma saan õnnelikuks. Aga lisaks õnnelikkusele, mis see sulle annab? Kindlasti kogemust, kindlasti saaks oma kätt proovida, näidata oma disaine siis nendele inimestele, kes on kogenud sellel alal ja saavad siis mulle nõu anda. Kuule, tahad teada, mis nüüd siin toimus või? Siin toimus, nad täitsid teil mingi esimese ülesande, ma nagu saan. Siin toimus aktsioon. Aktsioon, näe, tule ma räägin sulle, siin on niimoodi, see on see, mis nad tegid nüüd tunni ajaga, valisid, enne andsime niimoodi. Joonistada nad oskavad hästi, aga kas ka tööd päriselt teha? Teler TV ja Bastioni poolt korraldatud disainikonkursile esitati pea 150 tööd. Sellest suurest hulgast valiti välja 30 disaineri kandidaati, kes kutsuti Bastionisse, et veel neist omakorda välja valida 10 finalisti, kes Teler TV järgmistes saadetes hakkavad omavahel mõõtu võtma. Žüriisse, kes oma valiku tegid, kuuluvad Bastioni turundusjuht Triin Randlo, Bastioni pikaaegne modell Kristiina Heinmets ja stilist Ženja Fokin. On nagu lihtne, et sa vaatad korra peale 2 sekundit ja sa suudad kohe ära otsustada? Ma arvan, et tegelikult selekteerida ära, et nagu mis jääb nagu top-list ja mis nagu läheb ära kõrvale, aitäh osalemise eest. Et tegelikult seda on väheke kergem teha, aga ma arvan, meil läheb nagu pingelisemaks siit rohkem ja kellel kõri maha võtame ja kellel hakkab päid lendama, et see on, ma arvan, nagu edasine küsimus, et siit välja selgitada, mis kellele meeldib ja teine asi kindlasti see ülesannet siin koha peal ja kuidas reageerida ja samas moetööstus ongi see, et davai nüüd ja kohe ja on vaja. Et keegi ei hoia sind ja ma ei hakka sind homseni ootama nagu. Hästi huvitavad, et see nende see puhvarukus on see ilusti mingi leidlikkus, see on väga huvitav, lõikad isegi. Ja joonistusoskus on väga hea. Ja mulle meeldivad need O-jalgadega tüdrukud. Sul on nii kinkid asjad, millest sa mõtled. Meil on kriis, keskea kriis. Me ei suuda ära Ma räägin enda otsustada. Ei, see on Ženja lemmik nendest, mis meil on siin lõppvaja. See on minu lemmik. Mis sinu lemmik on? Ma ei tea, mulle meeldib see kaasama seal, see on mingi detailid. Mina ühineksin Ženjaga, mulle meeldib ka see, et ta on hästi lihtne joonised on minu arvates väga perfektne, kui sa vaatad tema kollektsiooni valikut, et ta on värvid sobivad omavahel, disain sobib omavahel, ta tekib kollektsiooni tunne, mulle meeldib see. Vaata seda kleiti, kas see on see kleit? Täpselt see kleit, nagu meil on vaja... Ma arvan, see on populaarne. Okei, ma arvan, see... Mulle meeldib see. No siin ma võime ka pildi järgi... Aga kuna me peame 2 valima, siis... See on väga raske. Mina ütleksin sellele ei. Fashion rules. Mina ütleksin... Mulle meeldib ikka sellised. Sa võtaksid selle või? Ei, ma mõtleksin sellele. Ja sellele ma ütleks ei. Sellele ma ütleksin ka ja... See on üks ühele poest, noh. Kuidas meie disaineri kandidaadid oma peas Bastioni kollektsioone ette kujutavad ja kes suudab sellega žürii poolehoidu võita, selgub juba hetke pärast.